tore on olla saatejuht, lihtsalt sulle tuuakse, kus iganes ka Tallinnas oled, auto, sõida ringi, vaata, uudista. Mul on Renault'ga üldse isiklik kogemus ka, nimelt mu vanaisal on eelmise põlvkonna Megane, millega ma olen maal suvel ka pidanud sõitma päris palju. Ja ma nii suurt hüpet pole küll varem täheldanud ühegi auto puhul, et kui palju on paremaks, kui on elektroonika paremaks, kui on läinud auto vaiksemaks ja nagu oleks klass kõrgemas autos. Aga kuna Renault tuli nüüd mudeleid lausa 3 tükki, siis me laseme Renault inimestel ise nendest natuke pikemalt rääkida. Me oleme oma saadetes palju elektriautodest rääkinud. Tegelikult võib-olla tuleks üldse rääkida hübriididest, sest mulle justkui tundub, et see hübriid on palju mõistlikum kui elekter, arvestades elektriauto hindasid. Eks see sõltub sellest konkreetsest inimesest, et kes kus elab ja milliseid teekondi ta läbib. Et elektriauto võib olla ka väga mõistlik valik. Aga jah, Renault puhul me saame täna rääkida nüüd siis esimest korda hübriidautodest, mis on meil nüüd siin ABC Motorsis kohal. Meil on siis kõik enim müüdud Renault mudelid, Clio, Captur ja Megane Grand Tour on siis nüüd saadaval ka hübriidina. Ja see hübriidtehnoloogia on siis nüüd Renault enda poolt välja töötatud, et meie insenerid on siis võtnud üle 150 litsentsi, kasutanud ära kõik oma teadmised ja kogemused, mis nad on siis saanud vormel 1, elektrivormelis ja elektriautode arendamises ja töötanud välja sellise hübriidtehnoloogia, et elektriautode arendamises on ju ka Renault hästi tuntud tegija, et ikkagi Euroopa nagu juhtiv elektriautode tootja ja Zoe on olnud meil ju enim müüdud elektriauto Euroopas päris pikka aega. Usun, et see tehnoloogia, mis nüüd on kokku pandud, on kindlasti hästi hea. Ja mis siis nagu eristab neid mudeleid on siis see, et Clio on siis tavahübriid ja Captur ja Megane Grand Tour on siis pistikhübriidid. Ja kui sellest Cliost rääkida, siis tema hind algab siis 17 700 eurost. Ja selle hübriidmootoriga on tal siis keskmine kütusekulu kuskil 4,3 liitrit 100-le. See hübriidtehnoloogia ise on siis selline, et tal on peal siis 2 elektrimootorit, siis sisepõlemismootor ehk siis bensiinimootor, neil kõigil on siis bensiinimootorid, nad ei ole mitte diiselhübriidid. Ja siis veoaku, mille pealt siis auto liigub. Ja uuendus on nüüd siis ka nii nimetatud multimode käigukast, mis siis kõigi nende 3 mootori tööd juhib. Et sõltuvalt siis auto käivitub alati elektrirežiimis, hakkab liikuma alati täiselektriliselt, aga sõltuvalt siis nagu teeoludest, sellest, kui suur koormus on, mis kiirus on ja kui täis on aku, siis kas lülitatakse juurde siis bensiinimootor või siis sõidetakse puhtalt elektriga. Ja Clio on siis võimeline sõitma oma linnasõidud 80% ulatuses täiselektriliselt. Captur ja Megane Grand Tour siis, pistikhübriidid, nende põhimõte on siis teistsugune. Nendel on peal palju suurem aku ja seda laetakse siis vooluvõrgust. Kas siis õhtul koju minnes panete pistikuseina või siis tööle jõudes. Nendega on võimalik sõita siis kuni 65 kilomeetrit linnas täiselektriliselt. Ehk kui me võtame siin nagu Tallinna suuruse, siis sellest peaks olema tegelikult igal inimesele küll ja küll. Ja selliselt regulaarselt teda siis laadides on siis võimalik saavutada keskmine kütuse kulu 1,3–1,4 liitrit 100-le. Ehk et kui me võrdleme teda nüüd siis samasuguse bensiinimootoriga autoga, et kui me arvestame, et seal bensiinimootoril on 100 kilomeetri peale kuskil see rahaline kulu, ütleme 7-8 eurot, siis selle pistikhübriidi laadimisel kulub seal võib-olla alla 2 euro. Ehk et see on üks 4-kordne vahe kindlasti, mis temaga siis on odavam sõita. Ja lisaks sellele, et ta on odavam sõita, on temaga palju lõbusam sõita, sellepärast, et ta läheb kohalt ära nagu täiselektriline auto. Tal on jube hea kiirendus, ta ei tee mitte mingit müra, et see elamus, mida ta pakub, on ka hästi kihvt. Nii et autot ostes tuleb silmas pidada seda, et kui palju sa linnas sõidad, kui palju sa näiteks maal vanaema juures käid, et kui sa tegelikult ju linnas igapäevaselt oma tööasju ajad, siis hübriidist on ju küll ja ilm. Absoluutselt. Ja hübriid tegelikult ju ka töötab pikkadel otsadel, ikkagi mitte päris nii nagu bensiiniauto, ta ikkagi, meie hübriidid ka laevad ennast sõidu ajal, pidurdamisel ja aeglustamisel, ehk et ta ikkagi ka hoiab seal kütust kokku, ka maanteesõidul. Aga muidu tema sõidu ulatus, kui teil ei ole ka võimalust autot laadida, siis sõidate lihtsalt bensiiniga ja sõidate täpselt nii nagu tavalise autoga. Aga mis tal on nüüd vahe meie tavaliste bensiinidega on võimsuse vahe, et see elektrimootor annab talle hästi palju juurde võimsust. Ehk et kui meil on siin tavaline Clio
bensumootor on seal mingi 100 hobujõudu, siis hübriid on 140. Nii et lõpetuseks ja võib öelda ju, et ka hinnad on ju hoopis teised, kui võib-olla meedias läbi on käinud ju kõik hirmutavad elektriauto on nii kallis, hübriid on nii kallis, siis Renault puhul seda väita ei saa. Jah, no nagu ma ütlesin, eks ole, Clio hakkab peale 17 700 eurost, siis Capturi ja Megane Grand Touri hinnad on seal 26 000 euro kandis, aga need on ka ikkagi juba väga korraliku varustusega autod, et kui nagu panna see hind võrdlusesse nüüd analoogse bensumootoriga autoga ja arvutada kokku, palju tegelikult see pärast säästu annab, siis tasub seda igal juhul proovida. Nii et, ja proovida tasub ka just seda sama sõidumugavust, ehk et tulge ABC Motors sisse, võtke see auto, sõitke ja te saate elamuse.